tere jälle ja tere tulemast minu Eesti kanalile. Nagu te eelmisest osast mäletasite, sõber tõi mul 39. Mõtles, et vaatame üle, et kui hull asi on. Taastame ära, et teeme korda, aga põhja alt oli tagantatsas suhteliselt kahtlane ja mäda. Tänane plaan on siis sedasi, et me veel nii-öelda püssipõõsasse ei viska ja kilukarbi doonorit me sellest veel ei tee. Täna tõmbame korra sisu välja, ma tõmbangi sisu välja. Ehk siis istmed, põhjamatid, asjad kõik välja. Näeme sealt seespoolt siis põhja täpsemalt, mis seal on, kui hull on, võib-olla vaene mees mõtleb ringi ja otsustab tegema hakata. Mina seda ei tee. Et siin koha peal ma ütlen kohe ära, et minu see keevitustöö on siin teie selja taga siin üleval. Sellest võib-olla siis millalgi peakanalile juttu, aga see selleks. Et ühesõnaga jah, tõmbame sisu välja, hakkame tegema. Nii, esimese otsana võtame maha siit istmete küljest need plastikud siit. Juuksed, junnid. Üldiselt väga harva, kui kellelgi sükstasid alles on, enamasti need on kuradi katki ja minema visatud ja tagumised ka käes. Torx 50, iste võimalikult üles astmesse, sest et tagant on vaja veel turvavööd asjad kätte saada. Head rasked tükid. Nii, esimene iste väljas. Ei läinudki tervet päeva. Nii, plastikud maha. Ja mul on siuke uhke lamp, vaata. Kustub ära, peab põlema. Kustub ära, peab põlema. Ei ole mingi sponsoriga värki, ise ostsin mingi Otemo vist või. Täitsa, ütleme nii, et täitsa okei on. Vähemalt nüüd ei pea kuradi kottpimedas tööd tegema. Võite ise netist otsida, ma pärast viskan selle lingi ka sinna. See on turvavöö eelpinguti, et see tuleb alati ära võtta, kui hakkad istmeid välja kiskuma. Tihtipeale on see, et tõmmatakse jõuga raks, siis on see tross puruks. Siin on siuke väike tiht. Käib sees. Selle tõmbate välja ja siis ta tõmbab tagasi ennast. Aga nüüd on see, et see iste liiub väga sitasti. Vaatan, kas ma saan ta nii palju taha poole, et ma saaksin eest poldid kätte. Kallutame taha, pistik lahti ja väike jõu ja ilu number. Jaa, see tuli tagant uksest välja vist. Istmed väljas. Ma rokan, see on pohvi. Nii, järgmisena siis võtame ära keskkonsooli, pärast tagumise istme, nips-näps veel. Tegelikult ma otsustasin, võtame tagumise istme siit plastik maha. Ja siin sees on 2 kuuskanti. Number 5 kuuskant läheb see sisse. Siis pole midagi. Iste välja ja piece of cake. Tagaseljatuge ma vist ei hakka näppima praegu, sest mul on vaja põhjamatt kätte saada, aga see tagaseljatugi ei sega mind absoluutselt. Nii, jätkame siis. Koristasin vahepeal suure pudipadi ära, mis siit küljest sai keeratud, et tee välja, see siit alla. Nii, pistik lahti. 2 kruvi, 1 kruvi. Teine on kuskile putku pannud juba. Ma üritan mõelda, mis kuradi moodi siit lahti käis. Mäletan, pole kuradi ammu teinud. Kõik asjad ei püsi meeles alati. Mõtled küll, et aju on 1,44 mega, aga võta näpust. Ei ole. Siis oli see siit lahti. See pistik on nii kuradi kinnis. Tuli. Kuradi kohvi ja ma ei tea, mida kõike siin on. Nagu oleks midagi, aga ma ei saa ka päris täpselt aru, kas siin on midagi. Midagi on. Need võib ka siit lahti keerata. Kõik on lahti. Väga huvitav. Lähme tuttu siis ära. Võtame ära kindel aega. Türa kruvikeere kadunud. Kätte sain. Siin peaks tegelikult olema originaalis 6 kant kuradi voldid, aga mitu miljon korda need kuradi makid asjad nendes autodes välja käinud on selle kuradi 20+ aasta jooksul, siis ma ei imesta, kui need kadunud on. Iseenesest 39, kui selline on siga lihtne auto. Hullult võiks juttu juurde rääkida. Nüüd asustas mul ei ole suurt sittagi rääkida. Ma olen ju vaata meesterahvas, ma oskan teha ühte asja korraga. Mul see multitasking puudub. Meil on siin üllatus.
nii, keskkonsool minema siit. Vaata, kus siin on münti reesi. Kurat, siin võib rikkaks saada niimoodi. Nii on vähe turvalisem isegi. Ütleme nii, et mitte midagi head. Täiesti siit kõik. Juhi pool veel hullem. Siit kõik. Mäda. Terve see. Pehme kõik. Ma ei kujuta ette, no see on ka ikka täitsa pekkis. Kõik üles kobrutanud. Üks kõik siit lahti lõigatud teha, ma ei tea. Proovime selle esimese mati poolega kätte saada. Siis vaatame, mis sealt alt tuleb. Pedaal tuleb siit kätte saada ja... Kuna nüüd on lugu siuke, et ma ei hakka ahju välja võtma. Niis. Ma lõikan siit tagant lihtsalt läbi. Siin ei tohiks mingeid juhtmeid olla minu teada. Vastasel juhul ma pean kogu ahju välja võtma ja see on kuradi oi pläämistöö. Maini on päris soe juba. Põhjamatt on siis välja kistud ja nagu näha, siis juhi poolt on ikka täiesti perses. Mädaga kurat. Ja see osa ka siit kõik üles pundunud ja ega see äär siit parem ei ole. Ja kõrvalistuja pool samamoodi täiesti läbi ussitanud. Mida me räägime siin? Siin ei ole mitte midagi teha, mõttetu rumalustega tegeleda. Selline see põhi välja näeb. Ilus, kas pole? Ühesõnaga, osa 2 sai ka läbi ja nagu ma eelnevalt mainisin, siis eks see jääb kõik nüüd omaniku otsustada, mis me teeme, kus me teeme, miks me teeme, kas me teeme ja nii edasi. Et praeguse seisuga ma rääkisin taga, saatsin paar videot, siis ütles, et ilmselt me ei tee selle autoga rohkem midagi kui pulkadeks ja kilukarpideks, kuid teda teades siis ma ei imesta, kui siin üleöö mingisuguseid huvitavaid otsuseid tuleb, aga elame-näeme. Ega siin muud ei olegi, et mina tänan taas kord vaatamast, olge tublid ja kohtumiseni järgmistes saadetes. Tšau! Ossa raisk, nii kinni. Täitsa putsis.